videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 83. Paar nädalat on jäänud vahele, üks võlg vajab klaarimist. Viimatises saates ma lubasin, et järgmine saade räägin teemal polüamooria. Ja võib-olla vaatajate kuulajate seas on neid, kes sooviks hoopis kuulda, et kuidas sünnitus läks. Sellest saate teises pooles natuke põgusalt, mitte väga detailselt, ärge muretsege. Aga teemaks polüamooria. Ja miks see teema mind niimoodi riivas, on see, et vandenõuteoreetiku aju siin juuste all otsib seoseid, otsib põhjuseid, miks mingi teema saab natuke rohkem esile toodud. Ja ma saan aru, et oli selle teemaline film, vastavalt sellele intervjuud ja ma üldse ei soovi halvustada, kes on selle filmi teinud, kes on sellist eluviisi harrastanud, kes filmis osalesid. Mul on mõnes mõttes hea meel, et inimesed julgevad jagada oma teed täpselt nii toorelt, ehedalt, nagu see on olnud. See on imetlusväärne. See nõuab julgust, see nõuab iseenda ego lahustamist, sest see tähendab ju seda, et leidub hulk, kes ütlevad, et see ei ole okei, näiteks Kertu, ja siis sul tuleb selle riivega tegeleda. Ja miks ma üldse seda räägin, kui mu soov ei ole halvustada? On lihtsalt mingid ohumärgid, mida ma selle teema juures näen. Ja olgugi, et ma ei pea seda nii sihitud agendaks, nagu on näiteks Eurovisioon. Hästi kiirelt räägin siin Eurovisiooni osas ka ära, mida mina arvan. Ilus lauluvõistlus algupära poolest, aga kaaperdati ära, et inimeste ajusid pesta. Ma ei tea, kas see oli kõige esimene juhtum, kui Eurovisiooni laval siis hakati mudima suunda, aga mingi Iisraeli laul oli, kus kõik tantsisid laval, be happy, kõik on tore ja taustal 2 meest suudlevad. Okei. Aga see jääb kuskile tiksuma. Ja tol hetkel inimestesse võis tekitada sellist, aga vaikselt need sellised asjad on nagu vähem ja lõpuks on siuke et sa lihtsalt lepid, et ongi normaalne, elu läheb edasi. Täna International, ka naisterahvas justkui, aga meheliku lisavarustusega. Okei, aeg läheb edasi, siis juba on sul kaadris Conchita Wurst, kellel on habe, siuke mehevärk ja siis naise meik, juuksed, riietus ja vaatad, imelik, aga sealt edasi televisioonis juba hakataksegi selliseid näitama, et see on selline nagu sammu haaval meie sekka ebanormaalsete asjade toomine sellises hulgas või sellise efektiga, et ta ajas kogub muudkui tuure, kuni ta asub juba normaalse kõrval ja seda normaalselt vaadatakse, et see heterovärk, ei tea, nagu imelik ju, vanamoeline ja selline. Ja niimoodi see mudimine käib ja see mõjutab ju otseselt loomeinimesi, sest kui on näiteks muusik, kes tahab kuidagi ennast teostada, minna maailma, Eurovisioon on selleks üks viise ja siis need Eesti laulul osalejad sätivadki oma purjed täpselt sellesse tuulde, et mis oleks see, mis rabaks. Vaatad ära, mis seal Eurovisioonil toimub ja siis peadki lihtsalt üle vindi keerama asju. Laulu hääle pealt sinna vist viimasel ajal keegi enam ei saagi. Mul tütar tahtis seda laulusaadet vaadata, ma küsisin miks. Ja ta ütles, et ma ei mäletagi, mis need esimesed vastused olid, aga lõpuks ta ütles, et aga teised ka ju vaatavad. Mis natuke oli kurb kuulda. Ma olen kogu aeg lootnud, et ma kasvatan oma lapsed nii, et nad ei taha olla nagu teised. Aga arusaadav, teised räägivad nendest lauludest, kellel mis lemmik. Ja ma huvi pärast kuulasin mõned lood ära. Ma ei kuulanud kõike valikut, kõiki osalejaid siis. Aga need, mis ma kuulasin, ma ütlesin talle, et need on ju nii vaimust vaesed. Siin ei ole mitte mingit annet. Lihtsalt on investeeritud raha nendesse showdesse, riietustesse.
aga see, mida inimene ise pakub, ma ei näe seal mitte mingit ilu. Ja kui nüüd võtta, et need inimesed, kes täna vaatavad seda Eurovisiooni, et äge, minu lemmik on see ja ma ei saa isegi aru, mille alusel lemmik, siuke nagu tühi värk, tõesti vaimust vaene. Aga kui nende ette panna 61. aasta Eurovisiooni osalejad, nad ilmselt samamoodi võtaks, et siin ei ole ju mitte midagi. Ei mingit show'd, ei mingit tagumikke, nii et me olemegi võib-olla hästi erinevate ootustega sellistes momentides. Aga me oleme siia punkti jõudnud ka aja jooksul niimoodi vaikselt on normaliseerunud, et lauluvõistlus ei keerlegi ümber lauluande, vaid seal on kõik need muud osised, mis peavad olema lihtsalt niimoodi, et sa oled ja tegigi nii appikene, no nii üle vindi ja kuni see läheb ühest nagu leebemaks ja enam nagu ei erutagi. Ja ongi normaalne, et keegi seal mingeid imelikke asju lava peal teeb. Mis seal ikka? Andke midagi efektsemat, eredamat ja nii seda vinti muudkui peale keeratakse. Ja mulle tundub, et see polüamooria teema on ka natuke siuke, et visatakse nagu seeme, isegi mitte võib-olla sihilikult, aga kuna ma näen selles ohtu, siis ma otsustasin ikkagi enda ja teie aega pühendada selle teema lahtiarutamisele minu nägemuse järgi. Ja minu nägemus ei pruugi üldse olla see absoluutne tõde, ma üldse ei pretendeerigi sellele. Aga siin ongi see moment, et kuulake, kui te mingites momentides tahate vastu vaielda, andke minna, kommentaarium on teie päralt. Ja number 1, mis kogu selle polüamooria asja juures mulle silma hakkas, on see selline näitamine justkui see on midagi enamat ja paremat. Rohkem armastust, vabadus, teadlikum otsus, teadlikud inimesed suudavad niimoodi, et armastavad mitut ja lubavad enda kaaslase armastada peale enda veel kedagi. Selline armukadeduse, vaba armukadedus on ju kole paha asi. Ja siis intervjuus toodi koguni nii kenasti välja, et nõukogude ajal lihtsalt niimoodi koledalt peteti. Aga nüüd on asi aus, nüüd kõik teavad, et selline asi toimub. Ja selle alusel peaks vaatama, kui nii ongi ju toredam, lõbusam, parem, rohkem armastust, rohkem inimesi. Ja minul kohe hüppavad mingid punktid silme ees, et kuidas selle poolest see ei ole okei. Ja seal on välja toodud ka seda, et kõik need polüamooria suhted ei olegi siis intiimsed, et on ka lihtsalt mingid sellist lähedasemad, hingelisemad. Aga las ta siis olla, mul on ka inimesi, kellega ma suhtlen väga sügavalt, ma tunnen tugevat sidet. Ma ei liigitaks neid inimesi siis selle alusel, et mul on nüüd oma kaaslane ja siis need veel teised. Ma natuke näen siis seda inimeste nagu omandivajadust, et olgugi, et see on natuke siuke vabam omandivorm, aga ikkagi mul on temaga suhe ja temaga suhe, et kuidagi klammerdutakse nende inimeste külge ja kui sul on polüamooria, siis saad palju rohkemate külge klammerduda. Ja siis saad neid klammerdumisi vahetada niimoodi, sest ühest ei piisa. Ja kui tõesti mõni inimene elab selle tundega, et ühest kaaslasest ei piisa, võiks olla ikka mitu, et üks on selle poolest ja teine on tolle poolest ja nii edasi, siis minus on nii sügavalt juurdunud see teadmine ja tugev tunne mehe ja naise liidus on kõik eluks vajalik olemas. Kõik. See on lihtsalt nii jumalikult paika pandud, et mehe ja naise liidus sul ei ole mitte millestki puudu. Ja sa võid minna lolliks, et aga ma ei tea, et ma tahan, et mul olekski blond mees ja brünett mees. Siis tõesti. Aga kas see on see, mida me päriselt vajame inimestena? Ei. See on lihtsalt nagu saama himu. Mingi haiget moodiga ahnus, et tahan rohkem, tahan seda, kolmandat. Aga selles mehe, naise pühas liidus, seal on kõik vajalik, päriselt vajalik olemas. Kui meie sealt hakkame veel edasi kruttima, endale välja mõtlema, mida veel on vaja, siis see on juba selle püha piiri ületamine ja sellest iseenda, ma ei teagi, mis need õiged sõnad on, sest ma ei ole ju mingi spetsialist, ma lihtsalt üritan kirjeldada seda, kuidas minu sees on see tunne. Ja pluss see energeetiline tohuvapuhu, et kui sa kellegiga oledki kas või nagu
isegi kui sa oled seksuaalne, ikkagi selline nagu, sa oled nagu nii lähedane ja isegi ka siis see energeetiline side on selline, et sa oledki paljudega niimoodi klammerduvalt sidunud ennast ja võib-olla ma mõtlen üle, sellega võib ka arvestada, on ju. Pluss siis see, kui ongi seksuaalpartnerid erinevad, see on energeetiliselt metsik, tohuvapohu ja sa ei suuda oma välja puhtana hoida, kui sul on neid partnereid mitmeid. Ja siit tekkiski minul see mõte, et aga võib-olla see ongi toiduks nendele, kes tegelevad energeetilise konksutamisega, kui sinu energia on niivõrd sassi aetud, sa oled siin, seal, kolmanda inimesega, sest see on rohkem armastust, rohkem vabadust, rohkem õnnetunnet. Ja tegelikkuses sa ei hooma enam ära su energia, sa ei saa aru, mis hetkest sul kuskilt miskit lekib, sest ongi lihtsalt suur segadus. Sa ei suuda oma energiat hoida tervikuna. Tekivad sellised energeetilised augud, kuhu on lihtne konks järgi visata ja toituda saavad sellest need, kes ise ei ole oma energiaga ühenduses, sest need, kes ei ole oma loomuliku elu energiaga ühenduses, nad peavad ju kuskilt toitu saama ja saavadki sellistest olukordadest. Ja see on see, mille eest mina tahaks inimesi hoiatada, et see ei ole see, et on rohkem armastust ja vabadust ja teadlikum elu. Kui keegi on selle suutnud endale selliseks elada ja kõik väga hästi toimib, andke minna, mina jään ikkagi skeptiliseks. Pluss see, et kui tihti leitaksegi kelleski teises see lahendus, kui enda suhtes on parasjagu raskesti ületatav koht. Ehk siis see koht, kus tuleks minna sügavamale, et leida see lahendus, see vastus ja kui siis on keegi, kes on nii-öelda aga temaga mul ei ole seda teemat. Ehk siis sa lähed kuskile pinnapealsemale tasandile, kuni selleni, et kujutad ette, et asi on selles praeguses kaaslases, mitte sinus, et selline koht vajab ületamist, aga meie kaaslases mitte kunagi lambist ei too meis midagi esile. See selline trigerdamine, päästikule vajutamine, peegeldumine, see on ikkagi seotud meie endaga ja mina ise jõudsin sellesse punkti läbi selle, et kui mul on varasemalt olnud kaaslasega mingi teema, mis jääb õhku ja mina jäängi mõtlema, et ta oli selline, on ju. On kogemus järgnenud, kuidas uus kaaslane, kes on justkui täiesti teine inimene. Ei ole, vaatadki, et see ei ole üldse, ei ole sellist ohtugi, et mingi selline probleem võiks esile tulla. Läheb natuke aega mööda ja vaatad, et pekki küll. Sama jama. Ja siis ongi see koht, kus enda lauselt tunnistada, et see ei olegi ei selle eksi ega praeguse jama, see on minu jama. See on minu peegeldus, millega mul tuleb tegeleda ja minna iseendast sügavamale, tunnistada iseenda mingeid kitsaskohti. See sõnas tundub lihtne, aga ropult raske töö on ja ma ei ütle, et ma olen mingi meister. Mul on iseendaga ikka päris keeruline, sest ma tunnen ka, et need minu sügavamale minekud mulle tunduvad, et on kuidagi rasked vahepeal, nagu üle jõu käivad. Ja siis ma tuletan endale jällegi meelde, et mitte ükski selline väljakutse ei ole juhuslik või lihtsalt selleks, et su päev ära rikkuda, vaid see kõik toimub jumalikult planeeritult. Tuleb lihtsalt alistuda, aktsepteerida ja anda endas need jutud vabaks, sest me jutustame endale väga palju igasugu lugusid. Kleebime mingeid silte teatud situatsioonidele ja siis anda need lood vabaks, et sinna asemele vaadata, kas jookseb mingi teine jutt, siis see on päris suur puhastumise koht. Ja see puhastumine ei toimu niimoodi, et nüüd ongi kõik valmis, vaid see käib sammhaaval vastavalt sellele, kui valmis me oleme. Ehk siis, kui miski tuleb pinnale, siis mitte sellepärast, et su elu teha raskemaks, vaid sellepärast, et sa oled valmis selleks. Lihtsalt tuleb anda senine lugu vabaks, et see uus lugu saaks sulle ennast jutustada. Ehk siis see uus versioon sinu teadvusest. Ja ma näen natuke ka seda suhete teemat sõltuvusena. See on ka viis põgeneda, armumistunne, see on võimas, see on nii haarav. Ja siis on ka lihtne minna kõigest sellest, mis parasjagu on keeruline, nagu mööda, sest sa oled pilves. Ja kes siis alkohol, sigaretid,
kitlitest, diileritelt saadud kraam, kes nii põgenevad, aga on võimalik põgeneda ka läbi armumiste. Et sa leiad kellegi, kellega tekib see tugev, rohkemat kui kiindumussuhe, side ja ongi see armumis eufooria käes ja see maine elu on kuidagi siuke pole oluline ja huvitav, sest mul on nii hea olla, kõik on nii hästi, kõik on nii lootusrikas ja mingi hetk selle kukud sealt ja see selline nagu rohkete suhete ja partnerite vahetamine ja kas või mitme samal ajal pidamine. Ma näen sellest suurt ohtu, et inimesed siis lähevadki kergemini põgenemise teed, meil on alati tagajärjed ja tagasilöögid. Ja tegelikult me ei tahaks üldse targutada, et see ja vot ja rohkem vist ei olnudki sel teemal rääkida. Et lihtsalt kui teil endal tekib see moment, kus tundub, et äkki see ongi see minu elu polüamoor ja situatsioon, siis see, et me trehvame oma elus inimesi, kelle peale tekib see nagu sidemetunne, nagu huvitav äratundmistunne, see ei ole alati see, et aga äkki mul on temaga midagi enamat ja siis vaatad oma suhet parasjagu, kus võib-olla on asjad natuke nagu väsinud või ei ole seda sära enam ja siis on väga lihtne minna, kui keegi tekitab selles hetkes selle sära, selle elevuse sinus, minna seda teist teed. Aga see sära ja elevus on alati see, mis ajas tahab tuhmuda. Hoopis suurem töö on siis natuke tuhmunud asi üles äratada, särama panna. See on võimalik. Ja hästi huvitav on ka see, kuidas meie partnerid peegeldavad meile ju seda, mitmuses on ju, kuidas meie partner peegeldab meile seda, kuidas parasjagu me olemegi panustanud sellesse ühisosasse ja jääda lootma teise peale, et just kui peaksid need lahendused ja kõik hea tulema teiselt poolt, et kui tema pingutab, küll ma ka siis pingutan. See ei toimi päris nii. Mulle nii meeldib see lugu, kuidas ma ei tea, kas ma olen siin kanalil seda rääkinud ja see lugu, mina jutustan seda ümber, see algupärane kindlasti on natuke teistmoodi, aga pointi tahan edasi anda. Et mees läheb maagi juurde ja ütleb, et tahab uut naist, et see kodune, see on nii äraväsinud, igav, ei ole üldse enam see särav naine, kellega ma kunagi kohtusin, luitunud värk, tahaks uut. Ja maag ütleb, et okei, et aga ma teen sellest samast naisest sul siis jumalanna, kuninganna. Ja mees ütleb, okei siis. Ja läheb koju ja siis hakkab jälgima seda naist. Vaatab ta nõtkeid liigutusi seal koristades ja kuidagi, kuidas ta seal on ja mingeid asju teeb ja mõtleb täitsa lõpp. Ongi jumalanna. Ja muudkui imetleb seda naist. Ja loomulikult ta siis seda jumalannat hakkab rohkem hoidma, temast hoolitsema. Ja trehvab siis jälle seda maagi ja tänab teda, et mu elu on nüüd täiesti teine. Nii palju armastust, õnne, mu naine, ta kohtleb isegi mind teistmoodi. See jumalanna, kelles mulle lõid, see on imeline, ma tänan sind. Ja maag kratsib kukalt ja mõtleb, mis asja. Tookord ma palusin, et sa teeksid, annaksid mulle naise, kes on jumalanna, kuninganna ja sa andsid. Ja maag ütleb, jah. Tegelikult juhtus nii, et ma unustasin ära seda teha, aga läks nii. Ja miks läks nii, sest mees hakkas vaatama seda naist nagu jumalannat. Ja muidugi siis jumalanna reageerib vastavalt. Ja selline natuke võib-olla klišee lugu, aga vaadake, mängige selle mõttega oma argipäevas. Ja nii palju siis sellest paljude inimeste armastamise teemast. Et paljusid inimesi armastada ei ole üldse vale, aga seda tulekski teha selliselt tervelt pinnaselt. Mul on ka, minu elus on palju inimesi, kes minust tekitavad väga hea tunde. Ja mõnikord on ka see, et kui ma kohtun uue inimesega, siis see silmapilk võib olla ka selline, et mõni ütleb, et see on armumine esimesest silmapilgust. Aga mul on lihtsalt see, et ma tunnen mingites inimestes ära teatud energia. Ja ma ei tea, kas see on eelmises elus kuidagi olnud seotud. Aga selles maises elus ma tean, et see, mis on eelmistes eludes olnud, see ei oma praegu nii väga tähtsust. Et kui mul on suhe, kus mul on võimalik liikuda iseenda arenguteekonnal sügavamale ja sügavamale, miks ma peaks mingit eelmiste elude asju üldse võtma niimoodi enda praegust protsessi mõjutama? Ma lihtsalt ei näe sellel väga pointi.
Ja see on see äratundmismoment, mis paljudes inimestes, kes ei tea, et see üldse võimalik on, et mingi eelmise elu, ma ei tea, kas su pereliige või päriselt inimene, kellega sa oledki olnud nagu lähedases armastavas suhtes, et sa võidki selles elust ära tunda. Ja on kindlasti neid inimesi, kes ei usu seda eludesse minekut, olgu nii, meil ei peagi olema ühine maailma nägemus, aga see on lihtsalt see, kuidas mina olen neid momente ise endale ära selgitanud, et kuidas on see võimalik, et sa vaatad inimesele otsa ja sa tunned nagu nii tugevat sidet, et see ei ole inimene, keda sa näed esimest korda. Vot, aga natuke siis sellest rasedusasjast ja sünnitusasjast, mis tegelikult puudutab meie tänast Eesti demograafilist kriisi. Mina 4 lapse emana, ma näen mingeid momente, mida saaks teha väga palju paremini, et meil oleks rohkem sünde. Ja number 1 oleks see, et see sünnimoment teha naistele võimalikult meeldivaks. Mina ise olen omajagu propageerinud seda, et sünnitusel oleks sünnitoetaja, ehk siis tuula öeldakse selle ametinimetuse kohta, sest see on see inimene, kes selle naise sellise mentaalse poolega tegeleb väga palju sügavamalt. Et kui ma sünnitasin, siis mul oligi nii, et see tuula ta ka nädalate vältel, mis mul lõpus oli väga raske, et see, kuidas ta oli mulle ka vaimselt toeks, kui ma talle tõin välja oma hirme. Ta esitas ka mingeid küsimusi ja ta ise tunnetas ka, et mis võiks olla nagu veel see, mis siis minus hoiab seda sünnitust tagasi, sest hästi palju läks see tähtaeg üle juba niimoodi kriitiliselt. Nüüd 4 lapse peale ma tean öelda, et see ongi minu eripära, et nad kõik lähevadki üle ja nad lihtsalt teavadki, millal on nende aeg tulla. Ei ole ühtegi kodust sünnituse esilekutsumisviisi, mida ma ei oleks kasutanud. Kõik sai ära proovitud. Riitsinus oli joomiseni välja ja lõpuks see laps tuli ikka siis, kui oli tema aeg tulla. Ja see vahepealne oli lihtsalt minule selline väike ninanips, et mõtled, et sina nagu kontrollid oma elu ja juhid siin mingeid protsesse või. Ja iga päevaga toimus mingid taipamisi, sest ma olin juba nii ahastuses, sest ma teadsin, kui ma tahan kodus sünnitada, siis see ajaaken on piiratud. Ja siis ma mõtlesin, mis see võiks olla. Ja vahest oli täitsa selliseid alistumisi, kus tunned, kuidas huuled värisevad ja pisarad jooksevad, sest midagi jõudis lihtsalt nii kohale. Selles plaanis ma olen tänulik nende ülenäinud nädalate eest, sest see oli selline nagu mingi vaimne laager iseendaga. Ja oligi nii naljakas, kuidas siis Vox Populi saatel oli Vox Populi soovisaade, kirjutasin veel, mis lugu ma tahan, samal ajal juba valud kruttisid, ma olin pikalt 1,5 nädalat juba ette valutanud, aga siis need valud läksid juba natuke imelikumaks. Ja ma tundsin, et mul endal olek läks ka natuke hägusamaks ja minu jaoks see sünnitusmoment ongi see moment, kus ma juba olen omadega selle valuga läinud kuskile ära. Sest see valu lihtsalt võtab nii mõistuse, et sa oledki kuskil täitsa teises reaalsuses ja see keha siin toimetab, ma näen, ma tajun, mis ümberringi toimub, aga mind nagu enam pole siin, sest ma olen kuskil teises maailmas. Täiesti medikamentideta lihtsalt niimoodi ma töötan. Aga sünnitus ei pea olema valus. On naisi, kelle jaoks see käib väga lihtsalt. Mina olen selline kõva valutaja ja ma tunnen ka, et see valu on väga väestav mingil oma kiiksuga moel. Ja need naised, kes ei koge seda nii intensiivselt, pikalt valusalt, siis võib-olla neil ei ole seda lihtsalt vaja. Aga kui ma mõtlen nende peale, kes lähevad haiglasse ja ukse pealt küsivad kõike juba, mida saab valu vastu, siis ma ei ole mingi masohhist. Ma ei naudi valu. Mul üldse valu ei meeldi. Kui mul kuskilt midagi valutab, siis ma kohe tunnen nagu elukvaliteet ei ole see ja siis ma kohe otsin lahendusi ja mõtlen, millest üks või teine valu võib olla tingitud. Valuvaigistiteta siis selle jaoks, et minna selle juurpõhjuseni, mitte see valu ära tuimestada, vaid mõista, mis see sõnum on. Ja sünnituse sõnum, mis sõnum sul ikka saab seal väga olla. Et sõnum on see, et kõik toimib, laps tuleb. Ja kellel tõesti ei ole see valu, see on selline pehme, väga kerge. Mul on hea meel nende naiste üle ja võib-olla neil lihtsalt ei olegi seda tugeva valu talumise kogemust vaja. Aga kui minna niimoodi medikamentide teed ja hirmu pinnalt, et seda valu ära võtta, siis ma tunnen, et see on ka mingi oma sellise lõivuga seotud. Kas või see, kui sa ikka lased endale mingi väga tugevaid aineid manustada, organismil on see ikkagi midagi võõrast.
Ja kui arvatakse, et me tänasel päeval olemegi nii targad, et me võimegi meditsiiniga looduse üle kavaldada, siis ma ei usu sellesse. Ja pluss see, et selle valu järgselt see eufooria on väga palju vingem. Ja jah, aga mõni võib mõelda, et mulle lihtsalt meeldib valu. Ei meeldi. Ja hästi oluline on ka see, et me ei näeks naistena ennast ohvritena. Mis see mu kehaga tegi? Mida ma kõike kogesin? See ei ole üldse see koht, kus olla ohver. See on lihtsalt midagi nii püha, midagi nii ilusat. Ja kes mõtlevad, et kui nad kunagi ei sünnita, siis nad on portselan kujukesed elu lõpuni ei ole. Aeg teeb igal juhul oma töö. Aga ma tunnen, et need positiivsed sünnituskogemused või kas või see, et kui sul ongi raske sünnitusega, sa suudad sellest ennast läbi rääkida niimoodi, et sa ei jäta jälge sulle psüühiliselt, sa ei jäta jälge ka sinu lapse suhtesse, sa ei süüdista last selles, et niimoodi juhtus minuga sinu pärast, siis see on see koht, kus me saame toetada ka seda, et naised sooviksid rohkem sünnitada. Ja ma täitsa mõtlesin välja, et ma paneks kirja mingid oma nipid, mida ma raseduse ajal kasutasin, et sünnitus läheks ladusamalt. Ja kuni selleni, et mis kanali võimlemisharjutuste saatel ma keha ette valmistasin ja nii edasi. Lihtsalt selle jaoks, et ma ise olen mõelnud paari naise kohta, et tahaks teada, kuidas temal nagu läheb nii hästi alati. Et tahaks nagu küsida. Ja samas mõtlen, aga mul on endal ka nagu päris head nipid, mida jagada. Et võib-olla naistel olekski hea, kui me neid oma nippe nüüd julgemalt jagaks. Mul oli see kogemus, kuidas ma ühes beebide grupis jagasin siis ühte nippi, mille ma sain küll oma sünnitoetajalt, aga seal on olemas ka sellest samast nipist räägib üks Ameerika Ameerika ämmaemandate ja arstide mingi liidu lehel on täiesti leitav ka see teaduslik pool sellel nipil ja nüüd visati sealt grupist välja selle nipi jagamise eest. Mõtlesin, palun väga. Kuna see oli selline alternatiivmeditsiini hõnguline liialt. Vot. Ja samal ajal Sotsiaalministeerium räägib, et sündimus on madal ja põhjuseks on piirnemine Venemaaga, et kõik riigid, mis piirnevad Venemaaga, seal on sündimus madal. Ja selle sama teksti juures oli siis foto, kus on pildi peal siis Lego mees ja Lego naine voodis. Nende vahel on punane siis see viisnurk ja siis õnnetud näod peas niimoodi käed teki peal. Selle punase viisnurga pärast ei saa siis lapsi. Ja sotsiaalmeedias oli Sotsiaalministeeriumil töökuulutus. Terve ja hooliv Eesti algab sinust. Perepoliitika nõunik, otsime sind. Mis see perepoliitika nõunik teha saab? Ega tema ju ei saa naabrit välja vahetada. Naaber on ikka sama. Probleem ikka säilib, sest naaber ju. Ja huvitav on ka see, et nüüd alates sellest, kui siin räägiti, et Ameerika pool lõpetab ära tsenseerimise, mida varem öeldi, et pole olemaski, nüüd öeldakse, et on, aga me nüüd enam ei tee, siis väga palju rohkem liigub postitusi, lugusid selle kohta, kuidas vaktsiinid on inimesi, täpsemalt siis lapsi, just neid lugusid viskab minu voogu päris palju, kuidas vaktsiinid on kahjustanud lapsi ja noori. See emakakaela vaktsiin, mida tehakse nii poistele kui tüdrukutele ja pluss siis need regulaarsed, mida tehakse väikelastele sündides juba. Ja need lood on ikka sellised, et mina ei suuda neid videoid vaadata. Et olgugi, et mul isiklik kogemus puudub, sest ma olen läinud teadlikult teist teed, aga ikkagi kuidagi teeb nii haiget ja vaatad neid vanemaid, kes siis on usaldanud ja läinud seda teed ja mis hinda nad on maksnud ja see julgus, et sa inimesena suudad tunnistada, lapsevanemana suudad tunnistada, et sina tegid seda oma lapsega ja sa ei manustanud. Seda tegi meditsiinitöötaja, aga sina lasid seda teha. Et kust peaks tulema inimestel üldse see kahtlus, kui meil ei lasta seda infot üldse meieni, et sellised variandid on olemas, et see ei ole üleni turvaline, see, mida lastele manustatakse. Ja kuna ma olen sel teemal aastaid olnud, ei ole eitanud seda,
et ma näen probleemi, oma lapsi olen teadlikult säästnud võimalikest kahjudest, siis puhtalt oma kosmeetikute ja kliendi baasilt olen kuulnud nii palju koledaid lugusid, et see on lihtsalt kohutav. Ja need inimesed ei räägi avalikult, sest siis sa oled ju see mingi vandenõuteoreetik ja ja küll siis keegi joller ütleb sinu kohta halvasti, et sa ei usu teadust ja libameditsiini usuline oled hoopis ja nii edasi. Ja see on päris kurb. Et see, mida need vanemad üle elavad, ma ei kujuta lihtsalt ettegi. Ja mul on üks endine klassiõde, kes õppis arstiks ja temaga me vaidlesime päris palju vaktsiinide teemal ja need vaidlused lõppesid alati nii, et okei, ma ütlesingi ära, et kui sa lapse saad, siis ise vaata, mis sa teed. Aga tol hetkel mul juba oli laps ja siis ma ütlesin, et mina ei tee ja me olime nii eri meelt. Ja kuni siis lõpuks ta rääkis, ta saigi lapse ja sai see laps kõik, mis on ette nähtud ja väidetavalt hea ja saigi vaktsiinikahjustuse. Ja kuidas ta käis mööda arste, olles ise arst ja lõpuks siis mingi doktor, kes oli oma doktoritöö kaitsnud selle sama vaktsiinikahjustuse teemal, ütles talle otse, et see on see. Ja nüüd me ei ole sel teemal enam rääkinud mitte sõnagi. Selline kurb näide. Ja see, ma ei kujutagi, et mis see peaks olema, mis paneks selle mängu nii käima, et vanemad ei oleks enam selles sundolukorras. Kas see meditsiinisüsteem, ma ei tea, kukub lihtsalt kokku. Seda ma ka ei soovi, sest meditsiinisüsteemis on väga palju häid asju ka, mida ilma milleta meie elukvaliteet oleks oluliselt kehvem. Sest me inimestena oleme elanud sellesse punkti, kus meil on vaja tagajärgedega tegeleda ja tihti siis moodne meditsiin tuleb hästi kiirete lahendustega appi. Aga just see, et minna seda ennetavat teed, et me oleksimegi lihtsalt terved, et me ei jõuakski oma tervistega kuskile väga kriitilisse kohta, kus on vaja kiireid lahendusi. Ma arvan, et see võiks olla eesmärk, et me kogu aeg jälgiks, tunnetaks oma keha, kuidas on, kas miskit kuskilt häirib. Et see võiks olla tegelikult eesmärk. Ja vaatan, kas on miskit. Ja seda infomüra on nii palju, et praegu veel eriti täiesti piinlik on vaadata, kuidas poliitikud on äkitselt nagu talveunest üles ärganud ja ma ei tea, endale Red Bulliga kohvi keetnud ja lihtsalt panevad hullu. Täitsa siuke, no nii piinlik, et juba nagu ajab nagu iiveldama, lihtsalt nagu vastikult piinlik. Ja siis lihtsalt kehitada õlgu ja mõtleb, nagu tõesti selle palagani peale neid valittakse, siis te vääritegi neid poliitikuid, kui te tõesti läbi ei näe. Ja mis seal ikka. Aga põgusalt räägin ka sellest, et 20–22 juuni toimuvad vandenõuanalüütikute suvepäevad, taaskord Hellenurmes. Rohkem infot selle kohta Facebooki ürituse juurest vandenõuanalüütikute suvepäevad 2025. Vanglaplaneet.ee lehel on meil täitsa selline korralik tunnine video, kus me räägime toimuvat lahti. Seda aega siin ma pikemalt selle jaoks ei kulutagi. Mis meil meedias praegu kõike põnevat leidub, see on lihtsalt kohutav. Ma küll raseduse lõpus üritasin kogu sellest vahust natuke eemalduda, mitte välismaailma väga palju kogeda, aga ikka miskit siit-sealt trehvas silma, ajas närvi ja siis ma lihtsalt keskendusin sellele, et okei, praegu see maailm minu sees, ma pean seda maakera siin hoidma, toetama ja lihtsalt lootma parimat, et see väline maailm ka mingi hetk võtab parema pöörde. Ja hetkel, kus ma ei saa endast mitte midagi väga anda, sest mul on vaja see maakera siin hoida, armastada, siis ma lihtsalt usaldan, et seal välises maailmas läheb ka kõik kenasti ja kui ma olen selle maakera siin valmis küpsetanud, ja vaikselt hakkan ka seda muud maailma tundma, et võin endasse lasta, et küll ma siis jälle hakkan omalt poolt mingeid momente seadma nii, et oleks ka sinna minust natuke kasu. Sest olgugi on ütlus, et mehe
kodu on maailm ja naise maailm on kodu, siis ma tunnen, et see päris nii mustvalge ei ole. Et ma ei ole ju rumal, ma saan aru, et asjad on päris kriitilised ja meil kõigil tuleb anda omalt poolt jõukohane panus, et universum saaks sõnumi, kuidas me tegelikult soovime elada. Ja sellega seoses on ka vandenõuanalüütikute suvepäevadel teema lahendused, mitte nii, et me siis kordamööda käime lava peal ja kirume ja sõimame, et no vaata taevast triibud, no kurat, ma tean, mitu aastat olen vaadanud neid triipe. Kõik on selgeks tehtud, need pilootide ülestunnistused ära kuulatud, see, mida nad sisaldavad, need mingid laboriuuringud, kõik on selgeks tehtud. Mul on selle infoga enam mitte midagi teha. Ma tahaks teada, kuidas seda mulda puhastada, kuidas enda keha nendest alla pritsitavatest raskemetallidest puhastada, kas päikse käes on üldse turvaline olla. Eelmine suvi minu nahaga juhtus midagi päikse käes, mida kõigi nende 30+ aasta jooksul ei ole juhtunud ja ma olen väga päikse inimene, kas see on seotud sellega, mis alla pritsitakse ja nii edasi. Et selles plaanis tuleks meil kõigil oma fookus seada, mitte et me kirume ja kas sina ikka tead, et mina tean, et asjad on väga halvasti, vaid et asjad on nagu on ja esitadagi küsimus, aga mis on see, mida me saame teha ja mis on need kohad, kus meil lihtsalt ei maksagi oma energiat väga palju kulutada. Suuname selle energia siis selle oma väiksema maailma sisse, kus see inimkogemus oleks võimalikult meeldiv, elamisvääriline. Ja kui on need hetked, kus me saame endast midagi anda, siis me ei hoiaks end tagasi hirmust, et äkki ikka ei ole mõtet. Ja me tunneme need hetked tegelikult ära, kus on mõtet. Ja ei tohi siis ennast ära saboteerida, et ikka ei hakka. Mis mina väike inimene on ju. Aga aitäh teile, et kuulasite. Sai selline pehmemas formaadis saade. Ja võib-olla siin oli mõni huvitav mõtteseemneke, mida edasi idandada vilja kandma. Aitäh teile ja järgmise korrani! Saade on salvestatud 2025. aastal.